Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, käes on uue nimetud digisaate aeg ja me oleme teiega täna 17. oktoobril aastal 2022. Meil on 3 nükki. Mina olen Hans Laugas, Henrik Roonemaa minuga ja Glenn Pilvre ka. Ja me räägime täna Google'i uuest telefonist, mida Google oma üritusel näitas. Pixel 7 selle vanemast vennast, mis võiks olla lõpuks huvitav. LG teleka omanikele Eestis on häid uudiseid, rõõm jagada. Ja Facebooki esimene tõsine samm sinna, et me lõpuks hakkaksime kasutama virtuaalreaalsust oma töös on nüüd nähtaval, mida teeb Elon Musk, äkki jõuame ka temast natuke rääkida. Ja siis, milline on parim soodne mobiilikaamera? No nii, hakkame saatega peale ja räägime esiteks siis ilmselt Google'i üritusest, kus me nägime Pixeli telefoni. Mis Pixel 7 telefoni, mõned detailid tegelikult on üldse üllatus, vaid need nii-öelda lekkisid või varem juba teada. Aga nüüd me on olemas siis esimesed hinnangud ja ülevaated. Ja nii palju kui mina nüüd olen näinud, Henrik, ma saan aru, et sa süvenesid rohkem sellest, aga ma nägin, et see on ikka päris palju kiidusõnu varem tehtud vigade paranduse eest. Seal on, see oli selline huvitav sündmus, minu jaoks tuli see hästi ootamatult, et alles kõik rääkisid Google Pixel 6 telefonidest ja nüüd järsku siis hüppas mingi 7 välja, aga selles mõttes see kunagine Steve Jobsi pandud miin on ikkagi maas endiselt, et kõik need tehnoloogiafirmad tunnevad, et isegi kui midagi öelda ei ole, siis kord aastas tuleb tuua arendajad ja ajakirjanikud kuskile kokku ja teha mingi meediasündmus ja siis tuua välja mingisugune uus toode. Ja see toode on inkrementaalselt parem, hästi natukene parem tavaliselt kui eelmise põlvkonna oma. Nii et see Google'i Pixel telefonid ka on saanud siis uue protsessori, mis tõenäoliselt on kõige suurem uuendus. Google'i siis teise põlvkonna enda Tensor protsessor. See on ka ju suur mood, et kõik teevad enda protsessoreid ja siis seal on vähemasti teatud operatsioonid, mida see Tensor suudab teha väidetavalt 20% energia efektiivsemalt kui eelmine põlvkond. Ja mingisugused uuendused seoses sellega on nagu telefonidesse ka tulnud, et on Face Unlock. Ja ma nüüd ei ole ammu tõesti Google Pixelit käes hoidnud. No ei teagi, kuidas Google'i maailmas see näoga telefoni lahti lukustamine käib. Sest iPhone'il on see juba aastaid ja tegelikult väga hea ja mitte ainult kaamerapõhine, vaid iPhone'is on terve hulk muid sensorid ka, mis sind vahivad. Google väidetavalt teeb seda ainult kaamerapõhiselt, eks näeb, kui hea, kui kiire, kui turvaline või kui selline töökindel see on. Aga siis on olemas ka Cinematic Mode, mis iPhone'idele tuli kunas äkki aasta tagasi. Ehk, et kui sa teed videot, siis telefon suudab video tegemise ajal automaatselt jälgida neid inimesi, keda sa filmid ja siis udustada nagu kunstlikult või tarkvaraliselt udustada tausta, et siis saad mingi dramaatilisi, ma ei tea, võtteid. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes seda reaalselt kasutab, aga nende uute Tensori protsessoritega siis see on nagu võimalik. Ja selfie kaamerad on vist natuke paremaks läinud ja siis see tagumine, mida nad nimetasid visiiriks või selline riba telefoni taga, üle telefoni tagakülje, kus need kaamerad peal asuvad. See oli, eelmisel põlvkonnal oli klaasist, nüüd on metallist ja ühesõnaga selline, tegelikult täiesti nagu pudi-padi, aga mis oli eelmise põlvkonna nende Google Pixel 6 puhul oli 2 suur probleemi, on nüüd vist esialgu tundub äkki natuke isegi lahendatud. Üks on see, et see telefon Google Pixel 6 olid väga bugised. Kogu aeg tarkvaraga oli mingi jama. Praegu on muidugi väga vähe see telefon ju alles testijatel nagu käes olnud, aga pigem nad kiidavad. Ja teine asi, mis oli probleem, oli aku eluiga.
ja see on väidetavalt saanud nagu väga korraliku lahenduse, et akud peavad nüüd hästi. ja eks seal on osa on seotud kindlasti selle uue Tensori protsessoriga, mis võib-olla kulutab vähem energiat ja teine osa on sellega, et neil on olnud ikkagi nüüd kõvasti aega oma tarkvara optimeerida ka selle protsessori peale ja muid protsesse, nii et noh, esialgu tundub neid ülevaateid lugedes, et vist on täitsa normaalne telefon, aga Eesti oludes ma jääks ikkagi nagu selle juurde, et kui sul ei ole mingit hirmus head põhjendust, miks seda osta, neid pikseli telefone ja nad on odavamad ju kui näiteks ma ei tea Samsungid, kui iPhone'id või kui Samsungid, eks. Aga ma arvan, et neil on ikkagi teatud hulk selliseid kasutuspiiranguid võimalik leida Eesti oludes, kus mis iganes operaator ei toeta, mis iganes funktsiooni. Just. Neid telefone, ütleme siis täpsustuseks on ju 2, ma saan aru, et seal on 7 ja 7 Pro, mis nagu mõnes mõttes on, noh mõtleks nagu oluliselt ikkagi erinevad, et see hind ilmselt ka määrab, et kui me just räägime kaamera poolest, siis ikkagi 7 Pro nagu sihib ikkagi konkureerima väga tipptegijatega, sest siin on ka optiline zoom, mis on 5-kordne, mis noh, on pigem nagu täna ikkagi juba nagu võib erandite nimekirja panna, neid telefone väga vähe, millel on suur optiline zoom, lisaks siis tavalisele ja ülilainurkaamerale. Ja siin on ka ikkagi suurem aku oluliselt, et siin on 5000 mAh aku, mis noh. No ekraan on ka suurem. Ekraan on ka suurem, et pigem see 5000 aku on isegi, mis sa salata ka odavamatel telefonidel paljudel, aga millegipärast kallimatel kipub tihti olema aku mõnevõrra väiksem, ma ei tea, kas muud asjad võtavad seal rohkem ruumi. Sellel väiksemal versioonil on aku on 4300 kandis, et ikkagi mõnevõrra väiksem ja mis muidugi on endiselt väike, et noh, see on just saate alguses ka välja reklaamitud odavate telefonidega seoses vaatasin noh siin hinnaklassilt telefone, eks ole, mis on seal 200-300 euro kandis ja paljud neist hiinlased, et mitte öelda enamik on ju Hiinast tulnud ja nendel telefonidel ikkagi laadimiskiirus on noh täpselt seal kusagil 50-60 vatti kandis kiirlaadimine ja ka juhtmevaba on kiirem, et mingil ebaselgel põhjusel, noh kui me täna räägime kiirlaadimisest, vaatame piksli andmeid ja see on 23 vatti, see on tegelikult nagu ikka natuke nali. Ja iPhone'id ei ole ju ka, kas nad on ka paarikümne vatti juures? Nad on ka seal kuskil 25 kandis ja samamoodi ka Samsung, et tõsi küll Samsungil juhtmega laadimine on ikkagi kiirem nüüd tippmudelitel on 40 vatti. Et noh, see oleks juba nagu okei, et noh, kui me kasutame nagu terminit kiirlaadimine, siis sellist ei ole nagu kohane, et ma saan aru küll, et aku on suur ja see on tore ja võib-olla ta peab hästi vastu, aga noh, väga ruttu teda laadida ei saa, et seda Prod, kus üles saab laadida 30 vatiga, ma loen, et see on siis mõnevõrra kiirem kui see tavaline, et ja noh, juhtme vaba ka, eks ole, nagu öeldud, et siin parematel Hiina tippmudelitel on see ka üle 50 vatti, tõsi, selleks on vaja eraldi laadijat, ma ei tea, paljud inimesed seda ostavad, aga ikkagi noh, sul on nagu võimalus, et kui sa tahad oma kasutusharjumusi kujundada nii, et sa ei pane telefoni öösel laadima, sa paned selle päeval võib-olla korraks laadima ja saad sellega rutem hakkama, aga muidugi kõik sõltub ka hinnast, et hinnast me üldse ei rääkinud, mina ei oskagi väga hinnast rääkida Eesti kontekstis, et kui see hind tuleb tõesti sinna nii-öelda 500 ja 1000 euro vahele mõlemal telefonil, on seal täitsa nagu olemas teatav point või mõte. Ei, ta tulebki 500 ja 1000 vahele, no Pro tuleb, ma arvan ikkagi üle 1000 pigem. No vat, et siis juba muutub ta jälle nii kalliks, et noh, hinnaga ta enam otseselt nagu väga ei konkureeri. Vaata need hinnad ka nagu väga kõiguvad, sellepärast, et täna näiteks 6 Prod saab alla 700 Eestist. et ma arvan, et see muutus toimub kiiresti, et hinna poolest, ma arvan, ei ole nendele pikselitele midagi ette heita. Kui tarkvara töötab ja aku peab, aga noh, siis on need igavesed küsimused, et kas mingi voice over wifi näiteks, ma ei tea, su mobiilioperaator lülitab selle sisse ja mis iganes nagu mingid muud sellised teenused võivad seal küljes olla. Et jah, ma muide arvan, et need tegelikult eelmine või üle-eelmine saade just siin virisesime, et kuidas Androidi telefonide maailmas on üsna nagu üheülbaliseks see värk läinud ja selles mõttes need pikseli telefonid kindlasti täidavad olulist tühimikku, ma lihtsalt no ma räägime kohe nüüd Google'i kellast ka, aga mul juba on tunne, et see on nii ebakindel firma, mis puudutab riistvara. Et nad võivad põhimõtteliselt 4 kuu pärast otsustada, et me ei tee enam, kõik. Ja, aga no kuule, nad on ikkagi pikseliseeriat teinud väga järjekindlalt, hoolimata sellest, et ta on ja kogu aeg on natuke halb olnud. Jah, et see on ebaõnnestunud, kehv tagasiside ja väike mahud nad teevad seda, et selles mõttes ma isegi, mul tundub, et ma vaatan
Google teeb selle Pixel 7-ga sellised müügikampaaniad siin Lääne-Euroopas ja vist USA-s, kus sa saad ikkagi 600-800 euroga nii tavalise kui Pro. Mis nagu võib jätta mulje, kui sa loed välismeediat, et see on nüüd jõle äge uus vinge ja telefon, mida kõik võiks osta. Aga siin just nagu te just ütlesite, et seda Eesti koefitsienti tuleks mängu võtta, et sa võid lugeda lõpuks, et Pixel 7 on kõige ägedam uus telefon sel sügisel, aga Eestis suur tärnik ja läheb sinna järgi, et tuleb arvestada kõiki neid piiranguid. Sest ma arvan, jällegi ma ei ole seda telefoni käes hoidnud, aga ma arvan, et selle nagu lõpuks on nüüd päris äge asi valmis tehtud. Ja need müügimahud ka ikkagi kasvasid. Su juttu kuulates mul tuli meelde, numbrid praegu peast ei ütle, aga eelmise aasta müügimahud, mitte Eestis, vaid üldse Pixelite müügimahud tegid väga korraliku kasvu. Aga lihtsalt see baas oli nii madal, et nad piltlikult öeldes tegid kasvu, eks ole, 3 müüdud telefoni pealt 6 peale. Ja siis sa saad 100% näidata. Aga kellaga on muide palju huvitavam lugu. Et tükk aega nüüd on oodatud seda Google Pixel Watchi. Ja ma alustaks üldse sellest, et juba hea küsimus on, miks pagana pärast on seda nii-öelda oodatud või lekitatud või turundatud või et miks pagana pärast peab olema olemas Pixel Watch, kui Google'il on ostetud terve firma selleks, mille nimi on Fitbit. See on Google'i oma. Ja nemad teevad, eks ole, nutikellasid. Ja mitte nagu üldse halvasti, vaid teevad väga hästi. Ja mingil põhjusel on nüüd Google otsustanud ikkagi tuua välja oma Pixel Watchi, see on ümmargune 41 millimeetrit. Ja see tundub natuke nagu Pixli, ütleme natuke nagu Fitbiti kell, millel on Pixli logo peale pandud. Ja üht-teist veel või on selline nagu kummaline poolik variant nutikellast. Ehk seal kõik need spordi ja need jälgimise teenused on tegelikult Fitbiti omad. Ja just kui oleks nagu Fitbiti kood põhimõtteliselt tõstetud sinna kella üks ühele ringi. Ja muu hulgas süngivad telefonis ka Fitbiti äppi. Ja muu hulgas on ka Fitbiti maksumüüri taga. Sest Fitbitil on nende heade andmete nägemiseks on tasuline, sa pead iga kuu maksma selle eest. Ja selle Pixel Watchiga täpselt samamoodi. Ja ongi väga nagu segane olukord, et mis asi see Pixel Watchis nagu ikkagi täpselt on. Et, ja miks ta nagu olemas on, et see mina ei ole sellele küsimusele päris head nagu vastust saanud. Ja kui me lisame veel juurde, et aku on nagu Google lavalt ise ütles kuni 24 tundi, tegelikult räägivad siin testijad, et heal juhul 18. Kui sa... Siin ma lisaks veel ka hinna, milleks öeldakse ju prognoositavalt $350, mis tähendab eurodes, et ta läheb sinna 400 kanti, mis muudab selle kõik nagu eriti küsitavaks, et just nimelt see aku vastupidavus, ta näeb seda äge välja võib-olla, ta on selline õhukene, tore, väike ja ta tõesti on ka kerge, et kas oli see kaal seal 30-40 grammi vahel või et ta on ikkagi, ta on selline pisike kerge kell, aga kui sa pead seda tõesti iga päev laadima ja siis on ta ka ülikallis ja muidugi ta teeb enam-vähem kõiki neid asju, mida kellad peavad tegema, et mõõdab sul siin vere seda apnikku ja loomulikult kõike muid sensorid või parameetrid, mida nende sensoritega saab mõõta, et selles mõttes ega ta ei ole ju nagu otseselt halb, aga kui sa paned siia võrrandisse selle hinna ja muud omadused, siis on asi on see on tõesti huvitav, mida me siin praegu arutame ka sellepärast, et ma arvan, et kui sa seda protsessi vaatad kõike teisest otsast, nimelt Google'i peakorterist, siis tundub see kõik nii loogiline. Me peame selle kella tegema, me peame, kellega nad konkureerivad, Apple on omate ökosüsteem, aga Androidis Samsung võtab kogu aeg turuosa ja domineerib, on ju. Teeme oma kella, inimesed armastavad seda, teeme sinna rämedalt suure turunduseelarve, mis ilmselgelt nad on teinud. Ja siis me vaatame seda meie siit otsast, et kuidas see toode päriselt tundub. Ütleme, et mul siin kohe tiiksub nagu paralleel, eks ole, et siin nädal-poolteist tagasi esitles Huawei siin ka oma seda Watch D-d, eks ole, mis on siis vist maailma esimene vererõhku muutev kell, mille hinnaks peaks olema 450 € ja mille aku siis vähemalt, ma ei ole seda päriselt veel proovinud, aga Huawei väitel peaks see aku vastu pidama nädal aega, kui sa iga päev mõõdad, see oli 5-6 korda oma vererõhku ja iga kord, kui ta ju mõõdab, siis ta veel pumpab sul seda rihma seal ümber käe täis, et see nagu ja see kell ei ole mingisugune selline
mingi kilogrammine kolakas nagu noh, vanasti olid sellised portatiivsed vererõhumõõtjad, mis käisid ümber käe, eks ole, mis olid ikkagi suured, eks ole, see kell on pisikene, et jääb nagu täitsa küsitavaks, et kuidas on siis võimalik pakkida selline aku sellistesse mõõtudesse ja teha veel selliseid asju ja seda mitte üldse palju kallima hinna eest seal juures, et see kõik. Ma arvan, et põhjus on selles, et turud on erinevad ja Põhja-Ameerika turul Huawei on olematu ja seal on nii-öelda, kui sa ei taha Apple Watchi kanda, siis sul on Samsungi kellad ja siis Google leiab, et me võiks pakkuda, meil on nagu turuosa, mida võtta Samsungilt, et ja Huawei on seal olematu. Seda võib-olla küll jah, et noh, samas ikkagi peab ütlema, noh, võib-olla Apple'i kaitseks, et tõesti see sukeldumise nii-öelda valdkond ja peale seda saadet tuli ka siin tagasisidet meile ja võib-olla mulle veel personaalselt, et ma kuidagi arvasin, et jube kallis on see Apple Watch, et Garminid on odavamad, siis tegelikult meenub mulle, et Garmin esitles siin hiljuti vist 2500 eurost mingit sukeldumiskella, nii et tegelikult see niipidi ei ole, et seal on nagu konkurentsi küll, ma tahan selle jutuga võib-olla öeldagi seda, et me ikkagi ootame siin selliste tehnikahuvilistena võib-olla ka mingisugust tehnilist sellist vau-faktorit asjadest, aga nagu selles kellas tõesti jääb nagu väga suured küsimärgid õhku. Või siis vähemalt ootaks, eks ole, mingit sellist hästi loogilist nagu turule nagu paiknemist, et et vot sellist asja jube hea mõte, et täpselt niimoodi oligi vaja. Kui see kell maksaks 150 eurot või 200 eurot, siis tal oleks ju hoopis teine varjund oleks kogu selle asjal. Aga muide, siin on üks variant veel, mida see kell tegelikult tähendab või mida ta sisse juhatab. Võib vabalt olla, et ta juhatab sisse Fitbiti kui sellise, Fitbiti kui brändi nagu kadu üldse, et võib-olla kuskil Google'is on tekkinud mõte, et ühendame, et ikkagi kõikide asjade nimi on Google ja unustame selle Fitbiti ära, mis oleks, ma arvan, rumal otsus. Aga iial ei tea, Google on selline hästi harali ettevõte. Äkki läheb teistpidi, kui sa ütled juba Fitbiti äpis käib seal kogu aeg, et see Pixel sulandub vaikselt. Aga Pixel on uus, tehti nagu Fitbiti äpi sisse, eks, et nad oleks selle võinud ka vabalt tegemata jätta ja teha ümmarguse Fitbiti kella ja aga noh, võtti võib-olla seal on ka, nad näevad seda võib-olla kuidagi eraldi nagu turusegmentidena, et Fitbit juba nimi ise ütleb, et see on mingi fit, mingi värk, aga et Google Pixel kell on selline nagu moe aksessuaar võib-olla isegi natukene või selline, et sa ei pea higistama, kui sa seda kannad, mida ei pea Fitbiti kandes ka. Samas ta ikkagi, kui me ütlesime, et ta näeb küll välja nagu äge, aga peaks ikkagi täpsustama, et ta näeb ikkagi välja väga selline spordikell. Ta ei ole oma olemuselt kaugeltki mingisugune klassikaline või luksuslik või mis iganes kõik need terminid võiks olla sellise ilusa traditsioonilise käekella kohta. Ta on lihtsalt selline minimalistlik ümmargune junn õhukene plastrihmaga, et ega ta ei ole midagi selles mõttes eksklusiivset, et jällegi ma jõuan selle hinnapunktini, et kui ta oleks palju odavam, oleks ta tegelikult täiesti okei. Ja, aga las ta siis olla, et seda, seal õnneks mobiilioperaatorite sellist tuge väga vaja ei ole, et kui ta Eestisse jõuab, siis võib seda, keda huvitab, ju ta töötab normaalselt. Välja arvatud see aku, mis ikkagi ei pea nagu üldse vastu, et ei pea. Kuigi mind pani üllatuma, et see üks testija, täitsa tuntud testija kurtis, et kestab ainult 18 tundi, et see on ikka täitsa ennekuulmatu. Palju need Apple Watchid siis kestavad? Nad ikka kestavad üle päeva vist või panns meil öelda. Üle päeva küll jah, aga mitte eriti palju ja kui sa ka retsilt liigud sellega ja mõõdad GPS-iga enda mingit sportimist, siis võib see ikkagi just päevaga tühjaks tõmmata ka. No jah, see on sama asi jõuab selle kasutus nagu harjumuseni, et kui keegi tahab kellaga trackida oma und, eks ole, siis ilmselgelt peaks see kell olema sul öösel käe peal ja kui see päeval saab tühjaks, siis pole seda eriti kasulik hoida öösel käe peal, kui sa samas une trackija pole, siis võib-olla Google rõhubki seda harjumust, et kell saabki sul mingisuguse 10 tunniga tühjaks ja siis sa paned selle rõõmsalt laadijasse ja hommikul võtad sealt jälle ära ja kui see kell peaks vastu natuke rohkem ja kui sa seda öösel käe peal niikuinii ei hoia, siis sa võib-olla unustadki seda laadida, aga kui sul tekib siuke vana hea iga öö laen harjumus, siis ma ei maga kellaga, ma panen ta kapi peale, kus on see kogu aeg laadi. Ja et see on see nagu võib-olla kasutusmuster. Aga siis une jälgimise funktsioonid, nende eest oled sa üle maksnud. Nende eest oled sa üle maksnud, et neid jälgib kell kapi peal siis. Me oleme 20 minutit rääkinud Google'ist, võib-olla see on ka üle. Võtame järgmise teema. Mis sul veel pakkuda on, Hans? No ma tahaks jõuda ka Facebookini, Metani, aga enne. Jumal, nüüd läheb jälle aega. Ja, aga enne lühike, terav, kiire ja hea uudis. Me rääkisime telekatesse mõned saated tagasi ja mina ütlesin, et LG on minu arvates parim valik, soovitus oleks seal ainult ka Eesti kodumaise
Rahvusringhäälingu sisu ja nüüd väga tore uudis tuli mulle, LG kirjutas mulle ise. Härra LG. Sa sai info, et LG.com tuli. Peaaegu, no Eesti edasimüüjad, kes on Eesti arengutega kursis ja saatsid mulle info, mille ma ise ka järele kontrollisin. ERR Jupiter on nüüd väga kiire krapsaka äpina saadaval ja saab panna kiirvaliku nupu alla puldil, et ei peaks esimese asjana vaatama välismaiseid äppe, vaid saab Eesti oma Kreisi raadio avastamata kuldarhiivi vaadata, nagu ma ka kontrollisin ja palju muud. Nii et no, V-Boss LG-s on nüüd siis uue Jupiteri äpiga. Aga Facebook, Meta. Neil oli ka sündmus, eks ole, kus kutsuti ajakirjanikud ja kõik kokku ja näidati tulevikku meile, aga siis ma ei tea. No, ma vaatasin korra peale, mis põhiline asi, mis sealt välja tuli, oli siis uus peakomplekt. Ja selle asi nimi on Meta Quest Pro, kes mäletab, mitte ei mäleta, vaid kes siiamaani teab Oculus on nende tütarfirma, siis on nagu Oculus Questi tooteriviis. Aga see on siis nende uus võimas professionaalne, mida iganes see võiks tähendada, peakomplekt, mis peaks olema senise arendustöö tulemus. Ja mis võib-olla sellest kõige rohkem teada, et ta ei ole nagu prillid või ta ei ole nagu selline klots, mis su silmade ette käib rihmadega, vaid ta pigem natukene meenutab kiivrit või sellist pea ümber käivat asja, mille peaks olema väga hea ergonoomika, sest nad on pannud kukla peale aku. Ehk siis see on nagu seisab paremini tasakaalus ja sisaldab palju rohkem erinevaid kaameraid, tugevamad protsessorid, kõvasti RAM-i ja peaks suutma teha väga palju asju. Näiteks on siis nii sissepoole kaameraid, väljapoole kaameraid ja nad reklaamivad Quest Prod ka siis mitte ainult virtuaalsus peakomplektina, kus sa käid nende Horizonsi keskkondades, vaid ka töövahendina, millega sa saad näha näiteks oma kontoris või kodukontoris olevaid tahvleid asju. Ehk siis seal ei ole seda, kes mäletab HoloLensi, Microsoft HoloLens oli selline, kus sa nagu nägid läbi klaasi reaalselt siis oma ümbritsevat. Sellel Quest Pro'l on siiski ekraanid ja kaamerad, selle nimi on siis Pass Through AR, ehk siis kaamera filmib väljaspool sinu olevat tuba ja siis see näitab sinu silmade ees seda 1800x1920 on kumbagil silmal see resolutsioon, mis peaks olema nagu mitte väga sakiline pilt, vaid natukene parem pilt. Ja samal ajal on seal siis need mõlemas käes olevad uued puldid kaameratega, mis aitavad trackida sul ümbritsevat, siis on sissepoole sinu silmakaameraid mitu, et kõik peaks toimuma sellisena, et sa oleksid selles Horizonsi keskkonnas, teeksid oma nägusid ja suudaksid kuidagi suhestuda teiste inimestega selles meta tuleviku maailmas, millel läheb kah nii ja naa. Siin võib-olla peaks nagu taustaks ütlema äkki nii palju, et noh, inimesi on täpselt kahte sorti, ühed, kes on ostnud omale võib-olla juba siis Oculus Questi või Quest 2, siis teised inimesed, keda see üldse ei huvita, aga need inimesed, kes on Questi omanikud, on ilmselt ammu oodanud, et tuleks siis nii-öelda see Quest 3 või sellest on ju räägitud, Quest 2 tuli, kui ma ei eksi, 2 aastat tagasi või juba 3 aeg väga ruttu. Ja väga ammu tuli Quest 2, et see Questi ja Quest 2 vahe oli väike ja siis kogu aeg olid mingid kuulujutud, et nüüd tuleb järgmine ja noh, eelkõige oodati seda paremat ekraani resolutsiooni, aga mida kindlasti ei oodatud umbes 5 korda kõrgemat hinda. Et selge on see, et see Pro ei ole täna, noh mida on ka Meta ise öelnud, et see kuidagi ei ole nüüd järgmine Quest nagu oodati, et see tuleb järglane 2. Et see on ikkagi täiesti teiste spekkidega toode, mis on siis nagu öeldud sihitud ka tavatarbijale, rõhksõnal ka. Yeah, kui HoloLens oli nagu põhimõtteliselt ainult korporatiivsesse segmenti suunatud, siis see justkui on ka, kui sul on palju raha, sest et Euroopa regiooni hind on nüüd €1800. Jah, ja $1500 USA-s, see on kallis ja ilmselt on see niimoodi, et nad tegid selle valmis, et vaadata, mis nagu käima läheb, et kui hästi ta rahuldame vajadusi, et inimesed seda Horizonsi kasutama hakkaks ja siis tuleb sellest välja soodsam versioon. No jah, täna võibki küsida, et mis see, et mida siis sealt nuditud, eks ole on, sest et ütleme,
selge on see. Ilmselt võimsust, et seal on nagu pandud uus Snapdragoni protsessor ja kõvasti RAM-i, mille üks muide miinus on selle asja aku iga oli nüüd 1 ja 2 tunni vahel kestab. No, jah, mis on mõnes mõttes nagu väga halb, teises mõttes kaua sa siis tahad seal olla selles virtuaalreaalsuses. Jah, no lihtsalt ütleme, et see aspekt, mida ma siin tahaks võib-olla kuidagi rõhutada, mis on suhteliselt ebamäärane, et olles ka ise ostnud kunagi Questi, eks ole, ja seda kuidagi vahelduva eduga pühkinud sealt pealt tolmu ära, see viimati oli vist nüüd umbes aasta tagasi, ehk et ma tahan nagu öelda seda, et kui sa kuidagi ei ole selline, kui sa tõesti ei kuku nagu sinna virtuaalreaalsuses prillimaailma nii sisse, et sa oled seal kaelani ja jäädki sinna ja see meeldib sulle, siis tegelikult kipub see ikka nii olema, minu arust Henrik on ka seda nagu öelnud, et see on nagu siuke asi, et ta on nagu äge, ta on võib-olla 6 aega äge, 2 kuud äge, aga mingil ajal sa kuidagi millegi pärast unustad ta ära ja kui sa ta jälle avastad, ta tundub ka jälle korraks nagu äge, aga see ei ole nagu asi, mis täna oleks selline nagu harjumuslik, olgu see nagu mobiiltelefon või muu asi, aga kui mingi toode maksab 1800 €, siis ta ka kindlasti ei saa selleks, et minu arust nende eelmiste Questide nagu üleüldse edu võti, miks nad ka üldse nii edukad on, nagu nad on olnud tegelikult see ikkagi väga hea hind, et paljude jaoks see $200-300, millega nad olid ju müügil, oligi see nagu ka mina personaalselt minu puhul ka, kui ta oleks maksnud 1000 €, ma ei oleks liialgi ostnud, aga selle hinna eest ma mõtlesin, aga ma proovin, see on natukene, see ei ole päris odav, aga see on ikkagi see raha, et ma selle ostsin ja ma arvan, et väga paljud inimesed maailmas tänu sellele ongi seda ostnud ja üldse kogu see nii-öelda inerts sinna taha on ju tekkinud, sest kui me vaatame HoloLensi, siis see on ju nii marginaalne, see on ju täiesti nagu peaaegu nagu mingi prototüüptoode, et võib-olla kuskil tehases seal pannakse kokku mingeid virtuaalseid pinke seal nende nii-öelda prillide abil, aga tegelikult tavatarbija jaoks ta on nüüd täiesti teoreetiline, et Quest on ikkagi suutnud tavatarbija jaoks ka päris asjaks muutuda. Ei, sul on selles mõttes iva, aga seal Metal on see muna-kana probleem, ehitavad seda oma keskkonda. Selleks, et keskkonda kasutada, peab sul olema mingisugune peakomplekt. Kas see on need silma poole suunatud kaamerad, mis sinu kulmu tõsted ja näo miimika toob sinu Horizonsisse, kas see on see kana, mis muneb selle muna, mis toob sinna tuhandeid vaatajaid või mitte, nad testivad seda ja kui see on niimoodi, siis nad teevad sellest odava versiooni, lasevad massidesse, et kui see hinna taha jääb, sest praegu tuli ka välja, et see Horizons, päris huvitavad numbrid. Firma pani siis eesmärgiks selle aasta, et saada iga kuu 500,000 aktiivset kasutajat, kes korra logib sisse sinna. Nüüd on selle eesmärgi lasknud poole võrra väiksemaks, sest et praegu käib seal 200,000 igakuiset kasutajat, mis on isegi väga suur number, ma ütlen, 200,000 inimest on käinud korra kuus. Ma ei tea, palju nendest on Facebooki või siis selle Meta enda töötajad, kus oli ka, kas see oli eelmisel nädalal või kus lekkis Facebooki üks sisene memo, kus need inimesed, kes arendavad seda, mis selle keskkonna nimi on? Horizon. Et kirjutasid kolleegidele, kuulge, et me siin hullult arendame seda, aga keegi ei käi seal nagu isegi oma firma töötajad ei käi, et äkki peaks kohustuslikuks tegema umbes, et te ikkagi peate meie selles metaversumi või mis iganes universumist nagu käima ja vähemalt kord nädalas üks koosolek. Just, et kui sa ehitad midagi nagu väga suure raha eest ja ehitad ja mitte kuskilt ei ole näha, et see isegi nagu sinu enda kolleege huvitaks. Või samamoodi oli Twitteris levis laialt ju Walmarti turundusjuhi esinemine mingis Walmart landis, mis on Walmarti mingi metaversumi moodi asi vist, kus oli hästi kehva graafikaga. Mingisugused, tema oli üks kujukene ja siis lava ees, suure tühja lava ees põrandal seisis üks kujukene ja vaatas siis Walmarti turundusjuhi esinemist sellest, kui tore on Walmart land ja mida kõike seal teha saab ja kuidas sa saad oma tegelasele panna umbes Walmartist osta või panna, ma ei tea, mingit ägedaid riideid selga. Ja see tegelane näeb välja 90ndate aastate alguse nagu arvutigraafika tasemel ja et see ma saan aru, et nagu täna käib kibekiire ehitamine. Aga siin on nagu võimalik tõmmata ajaloolisi paralleele kahe suure tehnoloogilise läbimurdega. Ja kui me võtame sellest suurema ehk interneti, siis interneti algusaegadel oli ikkagi nagu täiesti selge, et tehniline nagu piiratus oli see, mis takistas, aga inimesed õudselt tahtsid. Inimesed olid nõus kas või läbi muda roomama, et saaks natukene internetti, sest kõigil oli selge, et see on lihtsalt nii äge asi.
ja noh, midagi sellist me kindlasti praegu metaversumiga ei näe, eks, et kuskil on nagu maailma täis inimesi, kes tohutult tahaks ainult sinna metaversumisse saada. Aga noh, vot Quest on kallis ja mis iganes häda on, eks ole, et käiks õhtuti, ma ei tea, sõbra juures poole ööni istumas ja vaatamas seda ägedat metaversi, et seda kindlasti ei ole. Aga teine paralleel ma tõmbaks selle sama nutitelefoniga, kus noh, te ju ka mõlemad mäletate, kui iPhone tuli 2007, oli 7. Siis aastaid juba enne seda nutitelefoni laadsed ollused olid ju olemas, eks olid Nokia oli kommunikaator ja Sony Ericsson üritas teha ja need olid nagu hirmus kehvad ja ka väga kallid, aga teistpidi ka mina küll ei mäleta tol ajal, et suur hulk minu tuttavaid oleks õudselt nagu käinud ringi ja sügelenud ja kibelenud, et noh, saaks ainult nutitelefoni korra proovida, et see on nii äge. Ei olnud midagi sellist, mingitel ärimeestel olid need kommunikaatorid ja see olukord muutus sellise hitt-tootega, eks, mille nimi oli iPhone ja no tegelikult see muutumine võttis veel ka mitu aastat aega. See revolutsioon oli nagu teistsugune ja noh, täna me võime kindlasti öelda, et see metaversumi revolutsioon ei ole alanud niimoodi nagu interneti revolutsioon, kus inimesed õudselt tahavad miljonite kaupa. Aga me ei saa täna öelda, et me võib juhtuda, tähendab, et ta on alanud nagu iPhone'i revolutsioon ehk mingeid üsna halbu asju tehakse. Aga et keegi ei ole täna veel pihta saanud, eks ole, nii-öelda iPhone'i moodi sellele, et mis paneks siis terve maailma õhkama, et jess, et ma tahaks seda metaversumit. See võib-olla veel tuleb, aga võib-olla ei tule ka. No jah, no samas on kaks asja, mida võib-olla tooks välja, et üks on jah see, et Meta proovib nagu noh, kõik selle Horizons'iga seda nagu luua nagu keskkonda, mis kuidagi oleks ka noh, kuidas ma ütleks, sotsialiseerub või nagu ühendada või kõik sellist nii-öelda virtuaalselt olemasolu, aga hoopis teine pool, mida ka üldse ei saa alahinnata, on ikkagi meelelahutus ja mängud. Et mulle personaalselt tunduvad need nii-öelda virtuaalreaalsusmängud ala, et ma olen kusagil, ma lendan lennukiga päriselt või ma ei tea, kolan kuskil ringi päriselt. Need nagu palju ägedam tõmbenumber kui see, et ma nüüd mõtlen, et noh, et ma panen prillid ette ja nüüd transformeerun siis mingile koosolekule, et see on nagu noh, need on nagu kaks väga erinevat suunda, et võib-olla keegi tahabki käia virtuaalselt kuskil Eiffeli tornis ja see on ka tegelikult äge, aga teine segment on puhtalt see meelelahutus ja mängud, mis on tegelikult väga kihvt, et isegi eelmiste questidega, kui sa ikkagi vaatad neid mänge või ka mitte ainult queste, vaid kõiki neid virtuaalreaalsus lahendusi, nad tegelikult on ju kihvtid, et kõik, kes selle pähe paneb, ütleb vau, et see on äge, aga samas on ta nagu piisavalt täpselt kohmakas, ta on kuidagi selline noh, et ta jääb sul nagu mingil hetkel kapinurka, et võib-olla mobiiltelefoni näite puhul ongi see erinevus, et lihtsalt see ei võtnud nagu inimeselt ära sellist käitumusliku harjumuse muutust nii palju, et sa ei pannud mingit kobakat endale külge või sa lihtsalt võtad mingi asja kätte, nagu sa vanasti võtsid märkmiku kätte ja nüüd see märkmik lihtsalt teeb neid asju ja sa paned selle taskusse ära, et see ei olnud see, eks ole, et ma riputan omale mingi kilogrammise pommi pea külge või kusagile mujale ja siis see on nagu äge, et see on seesama koht või noh, millega iganes me võime siin paralleele tuua, nagu omal ajal tulid MP3 player ja teistpidi üritati teha hi-res audiot, ja inimesed valisid kehvema kvaliteedi, sest seda oli mugav hoopis tarbida ja nii edasi, et inimesed on laisad ja ei taha teha selliseid muutusi, mis teeks nende elu nagu ebamugavamaks mingis aspektis, aga kui see balanss nagu kaldub sinna õigesse suunda, siis ta läheb justkui lendu, et võib-olla tõesti see väiksemad mõõdud ja kõik see on suund sinna poole. Aga siin on üks probleem, Glen, selles mõttes nende mängudega, ma olen sinuga täiesti nõus, olles ka ise juba aastaid tagasi esimese selle Questi peakomplektiga mänginud kihvte mänge, aga mängukonsoolide kogu arv maailmas on, ma peast pakuks 20 korda väiksem, ühesõnaga selline noh, suurusjärgu võrra väiksem kui näiteks nutitelefonide hulk või Facebooki kasutajate hulk, et kui see mänguasi peaks lendu minema, et kui selgubki, et see VR on nagu mängu mõttes nagu väga hea, siis need müügitulemused ülitõenäoliselt jäävad nii tagasihoidlikuks, et me räägime, ütleme kõigist mängukonsoolidest ehk et PlayStation, Xbox ja Nintendo, neid on kuskil sadades miljonites. Nutitelefone on miljardites ja Facebooki kasutajaid loetakse vist paari miljardi juurde. Et lihtsalt see skaala on nii väike, et siis ikkagi Facebook peab nagu ja kõik need, kes arendavad seda, eks peavad tunnistama, et nad kukkusid läbi. See on selline probleem. See on muidugi õige jah, aga samas võib-olla konkureerib see selline peakomplekt, mis on väga äge siis
pigem juba selle konsooliga, eks ole, et see on see koht, kus ma mõtlen, et kas no just ongi, aga neid ongi vähe. Aga neid on ikkagi selles mõttes vähem, teisalt saab ka mobiiltelefoniga mängida, aga sellegipoolest näed, me mängime veel muude asjadega ka, mis siis annavad paremat kogemust, aga ei muidugi, see on õige aspekt. Ma arvan, et paneme ta praegu toimikusse pealkirjaga vaatame veel või midagi sellist, et lõplikku otsust ei tee. Ja minu indikatsioon on ikkagi see, et kui ma näen, kui ma kuskiltki näen, et inimesed, ma ei tea, internetis, tänaval, minu ümber, poes, televisioonis, et need hakkab nagu tekkima selline soov sellest maailmast kuidagi osa saada. Aga kas ma liigun vales kohas või ma ei tea, milles asi on, aga ma seda absoluutselt praegu mitte kuskil ei näe. Ja seetõttu ma ei julge küll kalduda ütlema, et see on, kõik on mega edukas projekt. No ja võimegi jääda siin heietama, eks sellise virtuaalse suhtlemise puhul ka on nagu natukene see, kas see on nüüd probleem, aga inimesed tahaksid nagu teada täpselt, mida nad parajasti teevad, et kas nad nüüd lähevad välja, saavad kokku või nad on kodus pidžaamas, et kui äkki muutub nii, et sa saad pidžaamas olles hüpata justkui kokkusaamisele, see tegelikult ei tundu paljudele üldse väga mugav, et siis sa kuidagi, see on nagu hoopis nagu lisastress, et sa ei võib-olla ei plaani täna külla minna, nii-öelda ennast üles lüüa, võtta mingid kooki ja pudelid kaasa ja minna juttu rääkima. Ja nüüd äkki keegi hüppab sulle sinna virtuaalreaalsusse, sa justkui pead seda tegema, et see on see sama põhjus, miks võib-olla teistpidi on täna probleemiks, et noored ei taha enam telefoniga rääkida, et kõik ainult sõnumeerivad, mis on ju risti vastupidine sellisele virtuaalsele presence'ile või kohalolule. Ehk et tegelikult nagu ühtepidi tahetakse suhelda, aga teistpidi hoida mingit kummalist nagu distantsi, et ma suhtlen siis, kui ma tahan, ma vastan sõnumile siis, kui ma tahan, kui keegi helistab, ma ei julge üldse vastu võtta, ma panen hääletu peale. Jumal küll, kui sa julged telefoniga rääkida, miks ometi peaks sa tahtma hüpata siis kogu karvadega sinna virtuaalmaailma, kus kõik detailid näha on? No see, vaat sinul ei olegi, sul ongi oma tegelane seal. Ja. No ja tal ei ole vistrike ja tal on musklid. Hetkel avataril pole ka jalgu, aga muide Zuckerberg näitas selles esitluses, et jalad on ka tulemas. Ja aga siis hiljem selgus, need olid võltsjalad, need olid kuidagi turundusosakonna poolt sinna liidetud jalad. Ehk et see on ikkagi see sama koht, eks selle, et tööstused ja kõik, kes on ka teadupärast ikkagi veel inimesed, mitte seal taga ei ole päris robotid, loomulikult üritavad ju leida seda konksu, et mis võiks nüüd olla see koht, kus läheks, mis tõmbaks sellele hoo sisse, aga ega seda on nagu näha, seda on raske leida, et mis seda hoogu tõmbaks, et ühtepidi ongi meil täna, eks ole, tekstisõnumid hoopis ruulivad ja teistpidi tahetakse hirmsasti, et me hakkaks mingite avataridega ringi jooksma virtuaalmaailmas, mis on nagu, mulle tunduvad kohati täitsa nagu välistavad tegevused. Ja siin ees on ikkagi suure koleda hoiatava näitena on 3D telerid, mis tehniliselt olid valmis, aga see probleem oli mõneti sama, et inimesed ei tahtnud eraldada nagu füüsilisest maailmast, selles mõttes, et panen mingi kobaka pähe, istun sõpradega diivanil, et see ei tundunud nagu variant. See käis muidugi ka, see käis erakordselt, kui me vaatame täna nagu ajaloolase pilguga, see käis nagu väga ruttu läbi, see tõus ja langus käis põhimõtteliselt vist umbes aastaga, et ma mäletan, et oli üks IFA, kus kõik olid täis Berliinis. Ja siis järgmisel enam ei olnud ühtegi. Ja järgmisel enam neid ei olnud, et mõnel veel see oli nagu justkui kuskil seal toote spekkide lõpus ja siis enam polnud seda ka. Nii on. Kuulge, vaatame, mida me järgmiseks räägime. No ilmselt ei saa üle ka ümber miljardär Elon Muskist. Temaga on suur segadus alati. Ma lihtsalt tahtsin ära markeerida, et meie sõbrad ukrainlased, kes seal võitlevad, nemad on eriti idarindel väga tugevasti rajanud oma kommunikatsiooni Starlinkile, mis on Elon Muski suur osalusega firma, eks ole, SpaceX on seal taga. Ja nüüd hakkas kuskil nädal-kaks tagasi hakkas mingisugune segadus pihta sellega, et seal idas ikkagi need Starlinkid kuidagi ei töötanud enam ühel hetkel või olid sellised päris pikad teenuse katkestused ja ukrainlastel on kõik need droonid, mida nad lennutavad ja mingid tulejuhtimised ja rääkimata kommunikatsioonist, propagandast, kuidas need videod saavad sealt välja, et need on kõik väga palju olnud Starlinki peale ehitatud. Ja siis samal ajal hakkas Elon Musk Twitteris krigisima, et tuleks ikkagi rahu sõlmida ukrainlastega. Et ukrainlased peaksid tähendab leppima territooriumi kaotusega, et ega Venemaa niikuinii ei jäta ja muidu me saame tugma sõja. Ja siis veel paar päeva hiljem tuli välja mingisugune jutt, et väide, et Elon Musk olevat enne selle avalduse või enne selle
tweet'i tegemist Putiniga rääkinud, mida Musk ise kategooriliselt eitab, aga see ajakirjanik, kes seda kirjutas, jälle kategooriliselt jaatab ja noh, kõik see nagu kokku ja siis mingil hetkel hakkas Elon Musk ka Twitteris vigisema, või kurtma, et see on ikkagi jube kallis Starlinkile kõikide nende asjade sinna saatmine ja üleval pidamine, et keegi peaks selle nüüd ikkagi kinni maksma ja sinna läheb $10 miljoneid, kui mitte rohkem. Et miks tema seda üksinda raha ka Ameerika kaitseministeeriumilt. Ja et miks tema seda üksinda peab tegema, eks, et kui need tüübid, kes kahureid saadavad, ei tee seda nagu oma raha eest, eks, mis on ju kahtlemata nagu tõsi. Aga on CNN-is ka ilmunud üks päris huvitav artikkel ja vihjeid sellele oli ka varem, et väidetavalt ikkagi väga-väga suur osa nendest Starlinki terminalidest, mis Ukrainasse on saadetud, ongi juba kinni makstud, see on juba poolakad ise on maksnud vist ligi 1000 tükki kinni ja USA valitsus ja teised riigid ka, et asi ei ole kaugeltki selline nagu Elon Musk väidab ja kui see terminalite hulk korrutada sellise $60 kuumaksuga, siis neid kümneid või sadu miljoneid, mida Musk nagu tahaks saada, et seda mitte kuidagi nagu ei paista sealt tulevat. Väidetakse, et Ukrainasse on saadetud 20,000–25,000 Starlinki komplekti, mis on väga muljetavaldav arv, aga et neid ikkagi pidi ka hävinema lahingutegevuse käigus päris tõsise tempoga. Aga ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, mina ei tea, mis seal nagu ümberringi toimub, aga Elon Muskile omaselt ja kohaselt on see mingi hirmus segadus. Täpselt. Ja seal võib olla ka üks aspekt see, nagu sa just mainisid, et neid hävib. Tavalise koduse kasutuse käigus ilmselt see satelliit ei purune, aga kui sa oled rindejoonel, siis võib juhtuda, et see läheb katki ja vist see pidi olema üks nii-öelda põhjus, selle taustal, see vigina põhjus. Et terminali, kui sa ostad välja, olgu ta siis paarisaja või 800 euro või dollari eest, siis see ei ole terminali oma hind, vaid sellega siis ettevõte eeldab, et see terminal on kasutuses X hulk aastaid ja selle kuutasuga teenib selle hinnatasa. Ja nüüd need lastakse selle õhku ja sellega tekib nii-öelda raamatupidamislik kahjum, et saamata jäänud tulu. Ja Musk on väga nii-öelda kasutab kõiki hägusid trikke, nagu ta oskab, et tekitada segadust. Ja samas vaadates Twitteris ringi, siis on neid vabatahtlike organisatsioonid Ukrainas, kes ütlevad, et mida te räägite, et me maksame ise selle kuutasu eest, postitavad oma pangakonto väljavõtteid, kus on iga kuu maksavad siis 10 terminalidest selle kuutasu Starlinkile, mida ei maksa kinni mitte keegi teine, vaid nad oma ise annetuste kogumisega. Nii et see on selline, nagu sa ütlesid, Elon Muskile omane tohutu segadus, kus ei maksa uskuda ühtegi seda säutsu puhta kullana. Ja kui siia konteksti panna need muud tweetid, mida ta on ka teinud, eks ole, siis kõik on natukene kummaline, et ja samas ühe lõbusa seigana võib-olla veel siia juurde, siis on naljahambad juba Tesla nimetanud Moskvitšiks, mis minust on nagu väga äge nimi, et kas sa sõidad ka Moskvitši? Nii et kõik Moskvitši omanikud saate teha klubi. Sain ka midagi uut teada, see on küll hea. Absoluutselt. Moskvitš. Lahe. Moskvitš Model X. No vaat ja nüüd ma arvan, et see on see koht, kus meil ei olegi rohkem esialgu midagi öelda selle teema kohta. Kuule, aga meil on tänases saates üks teema veel katta, hästi praktiline, elulähedane, siit samast. Meie poelettidelt, meie inimestele mõeldud, suur, tuline, kuum teema. Need, kes lähevad talvele vastu tõusvate energiahindade valguses, otsustavad raha kokku hoida, otsustavad anda sõbrale või sugulasele soovitus, osta endale järgmine telefon, see soodne telefon. Milline neist teeb kõige paremat pilti? Glenn Pilver on vastus, ta on kõik soodsad telefonid läbi vaadanud, kontrollinud ja teab, Glenn. Ütle see üks mudel nüüd kohe ära. Ansule vastuseks. Ma ei saa seda öelda ära, sellepärast, et siis keegi ei osta enam minu ülipikka võrdlusartiklit, mis peaks vist, kui ma ei eksi, ilmuma siis Geenius või järgmise kuu digis, mis iganes see ajaline formaat on, aga tõesti ma just praegu lõpetasin ära, sain üllatuslikult, tõesti siis nagu üllata mõnes mõttes, mulle alguses tundus, et kui huvitav saab olla siis testida telefone, mis maksavad seal 300 euro kandis, ütleme siis nii, et alla 400 igal juhul, odavamad olid mingi 200, 340 ja kallimad natukene üle.
et kokku oli 9 telefoni, saime kokku, ei olnud ka päris kerge saada, sest et kuidagi, kui kallimaid mudeleid jagatakse tihti sellise esindusdemodena, siis odavamatega on nii, et siin tulid operaatorid appi, Elisa, Klikk ja osasid sai siit ja sealt, et ei olnud nagu kerge neid päris saada, et kuna võib-olla odav mudel ongi selline, et ostjat huvitab see rohkem võib-olla kui testijaid tihti. Aga ma vaatan, et sul on siin nii-öelda lihtsalt brändide mõttes kaetud Samsung, Huawei, OnePlus, siis Redmi, mis on see Xiaomi mudel, eks? Jah, ja tegelikult see Poco võiks ka Honori Poco, jah. No Poco võiks ka vist Xiaomi tiiva alla sobida. Honor on tegelikult täitsa muide eraldi bränd, seda tasub väga rõhutada, et Huawei tegi ju selle vangerduse siin mingisugune paar aastat tagasi, kui selle Honori ostis ära kas mingi Shenzheni linnavalitsus või midagi sellist väga kummalist, et tegelikult Honor on nüüd sõltumatu ja selles mõttes saab Honor siis kasutada kõike seda, mida Huawei ei saa, ehk et Google'i teenuseid ja 5G kiipe ja nii, et Honor on käed on nagu puhtad ametlikult. Et Huawei'l endiselt nendel ka, mis seal võrdluses olid, seda poolt ju ei ole. Aga mida ma nagu teada sain jah, nagu siis jäädes nagu piisavalt üldsõnaliseks, on see, et olgugi, et need telefonid on suhteliselt samas hinnaklassis, oli see kaamerate kvaliteet nagu märkimisväärselt erinev. Et mitte kuidagi ei saa nagu öelda seda, et nad on kõik ühesugused telefonid, nad teevad ühesuguseid pilte ja maksavad sama palju. Et selgelt nagu eristus, ütleme 3, kui ma ei eksi, oli see 3 jah, telefoni, mis hindamiskategooriates, et sai tehtud, ma tegin sellise ütleme üsna mitmest kategooriast ligi 20 sellist nagu asja, mida siis hinnatud kõikide telefonidega pildid, siis võrdle neid pilte, paned nad nagu pingeritta ja annad siis parimale siis 9 punkti ja kõige vähem saab 1 ja siis niimoodi summeerus selline suurepärane teaduslik edetabel ja 3 telefoni sellest valikust said põhimõtteliselt võrdselt palju punkte. Selles mõttes nagu sisuliselt nagu esikolmik oli täiesti nagu võrdne. Ja selles ma ei tea esikolmik. Ma ikkagi tahaks, et sa natukene nagu reedaksid. Esikolmikuks ma võin nagu siis nimetada, et sinna 3 parema telefoni hulka siis pääsesid. Nii, üks neist 3 oli Samsungi üks mudel. Sul on õigus jah, sa võid isegi pakkuda kumb, sest seda ei ole väga raske pakkuda, sest seal on üks Samsung on tegelikult odav selline seeria, mis on siis M-seeria Samsungil ja A on siis Samsungil see natukene kõbusam seeria. Küllap siis A33 jah? Jah. Ma pakun seal esikolmikus teine oli OnePlus Nord. No kas ta oli teine, aga ta oli seal jah? Esikolmikus, yes. Nii, 3-2 on sees OnePlus Nord ja 3, mis sul esikolmikusse võis saada Redmi, ei Honor, ei Poco või Huawei. Huawei. No Huawei jah. Seal on 2 Huawei'd, palun täpsusta. Ahah, 2 Novat muide ka, üks on Nova 9, teine on Y90, kui ma ei eksi, see Y on see soodsam variant. On nii või? Ehk sisse sai Nova 9. Sisse sai Nova 9, tegelikult Nova 9 on ainus telefon, mis sa oled väga kursis tehnikaga, nii et 10 punkti sulle või 9. Et Nova 9 on tegelikult eelmise aasta mudel, et kui kõik need muud telefonid ülejäänud olid tegelikult selle aasta sellised soodustelefonid, siis Nova 9 on nagu hea näide sellest, et kui ta aasta tagasi tuli müügile, maksis ta, kus oli ka 500 €. Ta oli ikkagi üsna kallis ja me virisesime siin just selle üle, et seal võrreldav Samsungi A-seeria maksis nagu ligi 100 € vähem ja kuna Huawei'l ei olnud seal neid Google'it ja kõike, siis kuidagi tundus, et millega nad üldse konkureerivad ja see oli väga õigustatud küsimus, kui see telefon oleks maksnud juba aasta tagasi 300 €, oleks see skaala olnud hoopis teine. Ja täna ongi nagu see Nova 9 tõestab nagu väga hästi, et vaata, kui sa ostad aasta vanuse mingi telefoni, mis iseenesest on väga hea ja see on muutunud ligi poole odavamaks, siis ta ei ole läinud kindlasti poole kehvemaks, et see on nagu väga hea tõestus, et hea mudel mingisugusest minevikust on ka väga hea mudel tegelikult täna nagu isegi kaamerate osas tundub. Siis seal ütleme järgmise sellise, ma ei mäleta, kas see oli nüüd 1 või 2 telefoni, oli seal mingi 20 punkti kaugusel ja siis tuli riburada pidi järgi põhimõtteliselt ülejäänud viisik või nelik või viisik ikka jah. Et tuleb tunnistada, et näiteks seesama Redmi ja mõlemad Xiaomi'd, mille kohta ma nagu arvustustes olen kuidagi lugenud, et nad ei ole nagu väga halbad, aga nad tegid mõnikord nagu talumatult koledaid pilte, aga mõnikord nagu ei teinud ja samamoodi võib öelda ka nende Honorite kohta, et oli nagu olukordi, kus nad said hakkama täitsa nagu okeilt,
aga näiteks sellised mingid keerulised valgusolud või noh, päike paistab kuskil ja siis on vari ja mingi maja on seal valguse käes või inimene ja siis kohati oli see tulemus ikkagi ausalt öeldes nagu üllatavalt kole. Ja loomulikult osadel telefonidel oligi vist Poco ja Redmi kaameramoodul on füüsiliselt sama, et nad kasutavad tegelikult sama sensorit, sama komplekti ja pildi kvaliteet oli ka kohati tegelikult identne, aga mitte üldse alati, et ikkagi mingisugune tarkvaraline erinevus on. Mida võib veel nende odavate telefonide kohta võib öelda, sellise tarbija nõuandena, et ei tasu lasta ennast eksitada sellest turunduslikust kaamerate arvu reklaamist. Ma vaatan, on 4 kaamerat. Kui sa paned 4 halba kaamerat, siis ei tee kokku ühte head kaamerat, jah. Pigem see isegi ei ole halb, pigem on see väga kaval nõks nimetada kaameraks kõiki asju, mis on ümmargused ja telefoni küljes. Ehk et kui sa ütled 4 kaamerat, siis sa mõtled, et mis seal siis mul kõik on, et kindlasti on seal, ma ei tea, ülilainurk ja kindlasti on seal telekaamera ja 4 tükki, eks ole. Aga trikk on nimelt selles, et üks nendest 4 on loomulikult esikaamera, selle me tõmbame kohe maha, sest see oli igal telefonil. Järgi jääb 3 kaamerat. Ja nüüd nendest 3 juhtub hoopis selline lugu, et üks on siis see tavaline põhikaamera, mis on kõikidel telefonidel. Üks on hoopis tükkis nii-öelda sügavuskaamera, mis tegelikult on nagu sensor, mis on see nii-öelda depth sensor, mis registreerib seda kaugusinfot ja millega mingit pilte ei saa teha. Selle me tõmbame ka maha. Ja 3. kaamera enamik nendel odavatel telefonidel on mingid täiesti ebaselge põhjusel makrokaamera, mis on 2 megapiksline ja mis siis heal juhul teeb mingi sentimeetri või paari kauguselt terava pildi, et sa võib-olla poes saad juustupaki pealt lugeda, palju seal on kaloreid. Et ja kui alasti läheb, sa ei saa seda lugeda, siis sa pigem teed selle põhikaameraga pildi, millel on megapiksleid 100 või 50 ja sa saad seda kirjaselt tõenäoliselt paremini lugeda, nii et tegelikult selle makrokaamera võid ka maha tõmmata. Ja tegelikult 4 kaamerast jääbki järgi ainult 1 kaamera ja see on see põhikaamera. Aga nii samas on nendel, kes sulle esikolmikusse sattusid, nendel on ikkagi see ultrawide ka. Seal oli umbes pooltel on siis tõepoolest ultrawide, mille arvelt on tihti siis ära võetud kas sügavuskaamera või makrokaamera. Ehk et seal oli mudeleid, millele ultrawide on, makrokaamerat ei ole. Tõsi, oligi vist see Samsung A33, millel oli lausa 5 kaamerat, minu arvates oli siin see makro ka veel külge mahutatud. Ja 5 näeb siis nagu veel nagu eriti äge välja kiiredes, nii et see on nagu see koht, kus nagu kallitel telefonidel on sellised kasutatavad kaamerad, aga millegipärast odavatele armastatakse siis lugeda kaamerate alla seda sügavust ja ma ei tea, miks nad siis sinna külge panevad makro, et kas see 2 megapiksline sensor on ilmselt väga odav ja kõik on nagu lihtne panna ja saab numbrites öelda, et sellele tasub siis nagu tähelepanu pöörata, et mulle tuli see ka natuke üllatusena olles kogu aeg ikkagi rohkem kasutanud neid kallimaid telefone. Läksin nagu testpilte tegema suhteliselt nagu ilma ette kodutööd eelnevalt tegemata ja ma ei saanud üldse aru äkki, et oot, lainurka nagu ei ole ja mingit telet nagu ei ole, et digizoom ja siis hakkasin pärast vaatama neid andmeid ja mõtlesin, kuidas nii ja ongi ainult see 1 kaamera, et selline lugu, et sellega siis tasub arvestada, et pigem kui ikkagi tahta mingit vähegi kobedamat komplekti, siis ülilainurk on lihtsalt äge, aga muidugi võib ka öelda, et ka see ülilainurga kvaliteet on alati kehvem, see on isegi tippmudelitel kehvem sellest põhikaamerast, et aga see erinevus ei ole nagu väga hull ja eks see ikkagi selles mõttes selline lühike kokkuvõte pikast jutust on alati see, et ikkagi määrab selle telefoni tarkvara, kuidas see pilt siis välja näeb, eks ole, et ja niivõrd kuivõrd ka siis optika, et kui sul on seal nagu Redmi oligi hea näide ja Poco, et mõlemal on seal 100 megapiksline sensor. Aga sellist, et sa võiks nüüd arvata, et sealt tuleb mingisugune ülidetailsus, siis paraku ei tule, sest see optika on lihtsalt nii palju kehva, et see seal ei ole mingit mõtet, et tegelikult kõik telefonid ju ka nagu kallimad mudelid salvestavad neid pilte 12 megapikslistena, et siis nendest ülejäänud pikslitest pannakse siis kokku sellised müravabamad ja paremad pikslid, eks ole, et loomulikult sa võid ka siis salvestada sensori täisresolutsiooniga, kui sa mingil ebaselgel põhjusel tahad seal pärast pilte kuskil arvutist töödelda ja nikerdada ja sa saad natuke parema kvaliteedi, ilmselt enamik inimesi seda tegelikult ei tee. Nii et ega see megapiksli arv seal sensoril on ka nagu pigem selline turundus, mida ta annab, ongi siis see digizoom, kui pilt salvestatakse 12 megapikslisena, siis see digizoom tõesti seal 2-kordse suurendusega on täitsa okei, eks ole, sest et nagu päris kadu detailsusi justkui ei ole, et ta nii palju ainult on, et sa ei saa neid piksleid seal kombineerida. Nii et selles mõttes olukord ei ole väga hull, aga jah, täpsemalt siis saab nii. Ma tahtsin öelda, et see on päris kihvt nagu meetod üldse soodsa telefoni ostuks läheneda, et see sinu test, et sa vaatasid ju ainult kaameraid test. Eelkõige. Jah, aga tegelikult see top 3 telefonid on nagu
päris hea ka üldse seda hinnaklassi hinnata, et 2 neist näiteks on 5G võimekusega täitsa Eestis toimivad, on ju. Ja aku tööiga on täitsa normaalne. Ehk noh, see kaamera asi viitab ka sellele, et nad üldse võiks, kui ma saan aru, et praegu ei ole seda vaadanud, aga see võiks nad üldse oma klassis olla ühed kõige tugevamad mudelid. No jah, ega muidugi, mis ongi nagu kummaline ja naljakas, et need odavamad telefonid tihti, olles siis kas suuremad või nagu ma ütlesin, neil on enamasti seal paljudel mudelitel, mis ei maksa üldse palju, on 5000 mAh aku. Hiina telefonid, milleks ongi enamus muidugi välja arvatud Samsungid, on kõik väga kiire laadimisvõimekusega, et seal oli mudeleid, millel ka juhtmega laadimine oli ülikiire, rääkimata siis juhtmega laadimisest, et siis samuti oli seal nii mõnelgi mudelil päris kõrvaklapi auk, peast ei ütle millistel, aga see on ka see koht, et näed, kallimatele me seda ei pane, aga odavamatel see on. Ja loomulikult oli siis ka osadel OLED ekraan, mis on ikkagi natukene ilusam kui vedelkristallekraan. Nii et seal on aspekte, mida vaadata, veekindlus ka võib-olla või ilmastikukindlus, et enamik selle klassi telefonidel seda ei ole, aga olid mõned mudelid või vähemalt paar tükki, millel see on ja kui ma ei eksi, üks oli Samsung, kes oli siis täiesti kas IP68 või 67, et igal juhul nagu täiesti veekindel seal juures, eks ole. Nii et need erinevused iseenesest on päris suured, vaatamata, et telefonide hinna erinevused ei ole kohati üldse suured ja kohati on nagu lausa vastupidi, et kohati vaatad, et mingi telefon on hoopis kallim, aga ta teeb kas siis, ma ei tea, kehvemaid pilte või tal on midagi muud puudu, eks ole. Et selles mõttes on nagu huvitav jah, tõesti selles segmendis ka natukene ringi möllata. No äge. Igatahes, kes siis on sinna segmenti rohkem sügavuti minemas, siis tasub Glenni kirjatööga tutvuda, ma saan järgmises numbris, nii et igatahes kasulik info. Aga mulle tundub, et 17. oktoobri saade on selline, nagu te just kuulsite, edasi ta ei lähe. Küll aga hea uudis on see, et me jätkame teiega jälle nädala aja pärast ja aitäh kõigile olijatele ja kuulajatele.